21. oktoobril toimus Honda klubi võistluste sarja Honda Club Cup 2006 lõpetamine. Kuidas hooaeg läks ja mis tulemustega lõpetati, saame peagi teada. Honda Club Cup kujutab endast Honda mudelite poolehoidjate ühendüritust, mis toimus meil siis üle Eesti erinevatel radadel. Oli näiteks meil Pärnus Sauga ringrada, Raplas kardirada, Iru kardirada. Miks üldse selliseid võistluseid korraldatakse? Milleks need vajalikud on? Mis neid korraldatakse? Läks ikka nende liikmete pärast ja soovivad saada seda adrenaliinisüsti. Kuid üks oluline punkt, mis veel sellele asjale rõhku juurde annab, on see, et need, kes käivad, võistlevad seal raja peal, sõidavad nii-öelda viimasel piiril, nad lihvivad oma sõiduoskusi ja tänu sellele muutuvad siis ka linnatänavatel vähe turvalisemaks. Kes sellest võistlussarjast osa võtsid, kas ainult Honda klubi liikmed? Võistlussarjast võtsid osa nii Honda klubi liikmed kui ka tegelikult väljast. Seal oli professionaalseid sõitjaid, amatööre, hobikorras sõitjaid, aga need, kes sõidavad ainult Hondadega. 7 etapi võistlussarja parimat autosustamine toimus Tallinnas Honda esinduses Kätvis. Võistlusautod olid jagatud 2 klassi. Klassis A mootorivõimsusega kuni 100 kilovatti saavutas 3. koha Stanislav Karlov, 2. koha Tarmo Olesk, 1. koha Veiko Veldemann. Klassis B mootorivõimsusega üle 100 kilovatti tuli 3. kohale Raido Ivalo, 2. jäi Jaan Kollo ning 1. koha saavutas Kulno Kägu. Selge on aga see, et sellised võistlused eeldavad teatud kulutusi, mida ei ole võimalik ilma toetajateta korraldada. Ka teisele see asi nagu väga sobiks, sest et see seob aktiivseid inimesi, seob Honda brändi ja kuna meie oleme Honda edasimüüjad Tallinnas, siis ma arvan, et miks ka mitte seda teha. Kuna me oleme klubi toetaja, siis on loogiline ka läbi selle klubilise tegevuse toetada sellist sarja, sest ühest küljest on tegemist ju inimestega, kes lihtsalt istu kodus või tahavad midagi teha ja teiseks on tegemist Honda autodega, nii et täiesti loogiline selline sümpaatne kooslus meie jaoks. Mida ka arvasid võistlejad ise? Kuna kuulun Honda klubisse, siis miks mitte võtta Honda klubi tegemistest osa ja kuna ostsin just eelmine aasta sellise vastava auto, millega sõita, siis mõtlesin, et lähen proovin. Mis auto on? Siis oli Honda CRX ja nüüd on Honda Civic. Kas võistlustel läks kõik plaanipäraselt või tuli ette ka ebaõnnestumisi? Minul isiklikult ei olnud ebaõnnestumisi, et kõik läks nii, kuidas vaja, teed nagu välja ei sõitnud niimoodi, et oleks autot ära lõhkunud ja kõik läks tipp-topp. Kõige huvitavam minu jaoks oli vähemalt Iruring, kõige raskem võib-olla Sauga või väike ring, sellepärast et päris selgeks seda oli saanud, et oleks võinud kiiremini sõita. Jah, võistlused olid väga hästi korraldatud ja sujusid täiesti probleemivabalt. Enda koha pealt jäin ka nagu rahul, et hooaja jooksul said slick-rehvid soetatud ja tulemused paranesid märgatavalt. Ei, väga rahul. Kuidas klubilist tegevust hindad? Kas klubikaaslased on toeks? Olete ju samas mingil hetkel võistluse ajal ju ka konkurendid? Ja, ei, seda kindlasti. Ei, selles mõttes, et rajal sõidavad kõik ikka koha peale, aga muidu meil on klubivaim nagu väga hea ja kõik vennad nagu aitavad üksteist, kui vaja on ja ei, selle koha pealt on väga hea. Mida näiteks Honda klubi võtab ette talvel? Tulevikus kindlasti jätkata seda, millega juba sai algust tehtud, ehk siis võtta ette Honda Club Cup 2007 ja alguse saabki see talvel Kaisma jääre ajal, millalgi jaanuar-veebruar.